Brothers and sisters, we welcome Vennad ja you õed, most warmly to me the first tervitame teid presidency südamlikult esimese presidentkonna jõululäkituselt. Me oleme tänulikult võimaluse eest teiega kokku koguneda ja meenutada meie issanda Jeesuse Kristuse, meie päästja ja lunastaja sündi. President Russell M. Nelson, kes on tänase koosoleku eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda pühalikku koosolekut. Soovime teile häid jõule ja palvetame, et tunneksite selle pühal aastaajal tõelist vaimu. Selle istungi muusika kõlab Templiväljaku tabernaakli koori esitluses Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelit mängib Andrew Unsworth. Koor alustab seda istungit lauluga Kuula kõlab ingli hääl. Seejärel teeb meile alguspalve vend Ahmad S. Corbett, esimene nõuandja noorte meeste üldjuhatuses. Father in heaven, Meie taevane Isa, unitedly, children from
üheskoos sinu lastena kogu maailmast me tuleme sinu ette ja väljendame oma tänu selle armastuse ja elu ja valguse elu eest, mida sinu kallis poeg Jeesus Kristus meie ellu toob. Me armastame teda ja kõigepealt armastas tema meid. Me oleme tänulikud, Isa, tema evangeeliumi eest, nende lepingute eest, mida ta meile kõigile toob. Me palume, et me võiksime selle vastu võtta ja seisaksime sellel lepingul ajal kogu südamega. Me täname sind nende sõnade eest, mida lauldakse ja mida räägitakse. Me oleme tänulikud selle võimaluse eest kõikide kristlastega ja kõikides teiste kirikutega tähistada seda imelist jõuluaega, Jeesuse Kristuse sündi. Me palume nüüd, et sinu vaimu valatakse meie peale, et kus me ka ei viibiks ja seda ütleme Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. The choir will now favor us with Koor laulab meile nüüd laulu O Betlem väike linnake. Pärast laulmist on meil rõõm kuulda kõnelemas õde Michelle D. Craigi esimest nõuandjat noorte naiste üldjuhatuses. Seejärel kuuleme kõnelemas vanem W. Mark Bassettit 70. Pärast vanem Bassetti kõnet laulab koor laulu In the Bleak Midwinter, keset külma talve. Seejärel kõneleb meile vanem Dale G. Renlund 12 apostli kvooriumist. When I was young, the Kui ma highlight noor of olin, Christmas was oli the jõulude arrival of kõrghetk Grandma. vanaema ja vanaisa Lundgreni saabumine. Igal aastal võtsid nad ette pika sõidu vanas autos, et meid külastada. Me armastasime neid
ja vanaema rootsipäraseid pannkooke, mis olid valmistatud värskest hapukoorest, mille ta endaga kaasa võttis oma kodulinnast kohaliku taluniku käest. Ta seisis tundide viisi pliidi ees pannkooke küpsetades, kuni me ei suutnud enam ühtegi pannkooki süüa. Nüüd on 2 järgmist põlvkonda lapsi kasvanud üles, nautides neid rootsipäraseid pannkooke. Ja iga kord, kui neid valmistame, siis mäletame vanaema Landgreni ja tema armastuse kinki. Mõned kõige paremad kingid on meie aeg ja anded. Ma usun, et sellised annid on pühad. See on uute andide ootamise aeg. Aga täna õhtul seisatagem ja mõtisklegem andidele, mis teile juba on antud ning kes need on teile andnud ja miks. Jumal on andnud ande meist igaühele. Tehke ei tunne enda andekana, kuid teil on vaimsed annid Jumalalt, et saaksite õnnistada teisi ning talle lähemale pääseda. Milliseid ande on Jumal teile andnud? Ausalt öeldes pole ma end kunagi väga andekaks inimeseks pidanud. Ma ei ole just hea laulja ega tantsija ega sportlane ega kunstnik ega matemaatik ega. Ma olen lihtsalt normaalne. Mõnikord olen vaadanud teiste suurepäraseid andeid ja tundnud end väiksena, kuid ma olen õppinud, kui mõttetud ja isegi hävitavad on sellised võrdlused. Mis veelgi tähtsam, ma olen õppinud nägema Jumala mitte kuigi silmatorkavate andide püha väge ja õppinud nendes rõõmustama kui tõenduses tema armastusest ja usaldusest. Vanem Marvin J. Ashton õpetas, et Jumala vaimsed annid sisaldavad neid, mis on mitte kuigi silmatorkavad. Palumise and, kuulamise and, vaikse, tasase hääle, kuulmise ja kasutamise and, nutmise and, vaidluse vältimise and, nõusoleku and, and otsida seda, mis on õigemeelne, and hoiduda teiste üle kohut mõistmast, and otsida Jumalalt juhatust, jüngriks olemise and, teistest hoolimise and, mõtisklemisvõime and, palve ütlemise and. Kas see nimekiri aitab teil näha oma andeid uues valguses? Minul aitab. Need vaiksed annid aitavad sama palju tõsta üles Jumala lapsi kui teised, mida me tunnustame ning kiidame rohkem. Vaiksed kingid, mis aitavad meil saavutada meie elu kõige tähtsamad eesmärgid. Kuid kahjuks mõnikord me hoiame end tagasi ning ei hinda ega jaga oma ande, sest kardame, et need ei ole nii lihvitud, täiuslikud või ilusad, kui soovime. Kui me ei väärtusta neid mitte kuigi silmatorkavaid ande, siis me laseme mööda võimaluse aidata tema lapsi ning tunda Jumala armastust. Lubage ma näitan teile veel ühte andi, kingitust vanaisa Lundgrenilt. Vanaisa soovis alati õppida viiulit mängima. Kuid see viiul seisis aastaid kasutamata ja tolmuselt tema riiulil ja seejärel minu omal. Muusika nendel keeltel ei kõlanud. Võrrelge seda minu 6-aastase lapselapse Scarletti viiuliga. Tal on täna õhtul meiega jagamiseks and.
Thank you, Scarlett. suur That tänu, was Scarlett. beautiful. See oli ilus. Ma armastan sind. Meie annid taevaselt isalt on mõeldud jagamiseks. Scarletti viiul ei ole kallis ja me võime leida vigu selles instrumendis või tehnikas, kuid kuna ta mängis südamest, on ta teinud meile kingi ja toonud rõõmu. Ärge lubage teile antud Jumala andidel, isegi tema mitte kõige silmatorkavamatel, olla kasutamata ja tunnustamata. Võtke need annid, mis ta teile on andnud, riiulilt. Kui olete need riiulile pannud eneses kahtlemise tõttu, siis pühkige neilt tolm ja proovige. Pakkuge neid Jumalale ja tema lastele. Need annid, mille oleme taevaselt isalt saanud, on mõeldud kasutamiseks ja jagamiseks. Kõik teie annid on Jumalalt ning ükskõik kui ebatäiuslikud need on, toovad need rõõmu ning kui neid esitatakse talle, on need kiituse lauluks. Võtke oma armastusega kuulamise and ja külastage üksildast sõpra. Kas teil on vaidluse vältimise ja nõusolemise and? Kunagi pole neid ande rohkem vajatud. Kinkige neid oma perele, sõpradele ja naabritele. Öelge ekslejale, et armastate teda ning kutsuge ta oma söögilaua äärde. Õpetage inspireeritud õppetund. Kirjutage lahke kiri. Kasutage oma ande, et teistele abikäsi ulatada ja Siionit ehitada ning teie ümber olevaid inimesi aidata. Jumal vajab kõiksuguseid inimesi. Ta on andnud kõik annid oma laste tõstmiseks. Ärge jätke endas olevat muusikat mängimata, kallistust andmata ega andestust võimaldamata. 1832. aasta jõuluajal seisid vaevlevad algusaegade pühad silmitsid tsiviil- ja poliitiliste rahutustega. Prohvet Joseph Smith oli just prohvetlikult kuulutanud kodusõjast. See pole just väga rõõmutoov. Kuid 27. detsembril sai Joseph järjekordse ilmutuse rahusõnumi issandalt. Nendel rasketel aegadel tuletas issand Josephile meelde ande, mille ta oli oma pühadele andnud, mis kõige tähtsam, päästja Jeesuse Kristuse andi ja igavese elu lootust. Sellel jõuluajal rõõmustamise viis oli näha ja võtta vastu Jumala annid, millest esimene ja kõige suurem on päästja võrreldamatu and. Sama kehtib tänavuste jõulude puhul. Josephi saadud ilmutuses esitas issand talle järgmise küsimuse. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui talle kingitakse and ja ta ei võta seda kingitust vastu? Vaata, ta ei tunne rõõmu sellest, mis talle antud on, ega rõõmusta tema üle ka kingi andja. Ma loodan, et me kõik võime näha ja võtta vastu annid, mis Jumal on meile andnud. Kuid eriti loodan ma, et võime kõik rõõmustada Jumalas, kes on nende andide andja. Ma olen tänulik tema poja võrreldamatu Anni eest. Poeg, kes tuli maa peale imikuna, kelle noor ema mähkis ja sõime asetas. Imik, kes õppis rida rea peale ja armu peale, kuni ta jättis oma elu meie pattude eest. Teie pattude eest. Kõikide nende pattude eest, kes on kunagi elanud ja kes kunagi elavad maa peal. Laulame armastatud kirikulaulu sõnu. Rõõm kogu maal, laul kõlamas, meil sündinud kuningas. Jeesuse Kristuse and on antud ja kui suur oli selle hind. Küsimus seisneb selles, et kas me võtame tema vastu, kas laseme ta sisse ja laseme temal valitseda. Kuidas? Ma tunnistan, et meie kuninga ja tema andide vastuvõtmine toob tõelist rõõmu. Rõõmu maailmale ja rõõmu maailmas. Tänu olgu Jumalale ütlematu suure anni eest, milleks on tema poeg Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. Taaskord on meie armastatud esimene presidentkond kutsunud meid üles tulema kokku, et alustada jõulude tähistamist. Kuigi rahvaste traditsioonid ja tavad on erinevad, siis oleme koos olemise eest kõik tänulikud ja õnnistatud. Kummardame ühtsena meie päästjat Jeesust Kristust ja tähistame tema sündi rohkem kui 2000 aastat tagasi. Nii Passetite kodu kui ka paljude teie kodude lemmiktraditsiooniks on etendada jõululugu. Meie jaoks on Jesaja, Luuka, Matteuse, Nefi ja Mormoni jutustuste lugemine koos jõuluteemaliste kirikulaulude ning
Maarja, Joosepi ja Jeesus lapse loo etendamisega olnud inspireeriv ja vaimne, kuid mitte alati. Näiteks muutus ühel jõuluõhtul pisipõnnidest lambakari hoopis nutukooriks. Nende vali nutt levis kiiresti karjaste ja inglite sekka ning isegi mähitud imik hakkas nutma. Järgmisel aastal meil ei olnud karja. Keegi ei julgenud mängida lambaid, sest kardeti, et lambad olid mingil viisil hirmutava ja hukatusliku nutu põhjuseks. Ühel teisel aastal muutusid karjaste kepid valguse mõõkadeks. Ja veel teisel aastal ei olnud keegi nõus olema ei tark ega ingel, vaid nõudsid Halloweeni, dinosauruse ja delfiini kostüümide selga panemist. Kuid võib-olla oli meie kõige meeldejäävam lavastus see, kui vastsündinud laps kukkus oma liiga kõrgest ja väga ebastabiilsest sõimest kivise kolde ette ning püüti kinni vaid mõned sentimeetrid enne põrandale prantsatamist. Ma võtan selle lapse kinnipüüdmise au endale, kuigi ka tema kukkumine oli täielikult minu viga. Püha öö, kõik on rahu sees. Meie jõululugusid peaks ehk hoopis nimetama korralagedus sõimes. Pean tunnistama, et jõulude lähenedes mõtisklen tihti, et kas me ehk ei peaks proovima leida jõulutraditsiooni, mis ka tegelikkuses kutsub esile rahu. Rahu. See magus ja lootusrikas olukord, mida kõik soovime, ja mitte ainult jõuluajal, vaid alati. Siiski tundub, et üle kogu maailma on rahu järjest raskem leida. See aasta õpetust ja lepinguid uurides tuletati mulle meelde meie aega kirjeldavat ilmutust. Ja sel päeval on kogu maa ärevuses ja inimeste südamed löövad araks. Kus saab tänapäeva maises ärevuses leida seda suuremat rahu, mida kogu maailm soovib? President Russell M. Nelson on kuulutanud, Jeesuse Kristuse evangeelium on just see, mida segaduses tülitsev ja vaevatud maailm vajab. Iga Jumala laps väärib võimalust kuulda Jeesuse Kristuse tervendavat, lunastavat sõnumit ja see vastu võtta. Ükski teine sõnum pole olulisem meie õnne jaoks praegu ja igavesti. Taastamissõnum on jõulude sõnum. Selle tähevalgus, mis juhatas karjaset sõimes oleva imikuni, on sarnane valgussambaga, mis laskus Joosefi peale. Mõlemad eelnesid rõõmusõnumile suurest rõõmust, mis kuulutasid Kristust maailmale. Jesaja sõnum ärevale maailmale on endiselt, sest meile sünnib laps. Meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Vanem Quentin L. Cook õpetas, üks meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse kõige hinnatumaid tiitleid on rahuvürst. Lõpuks rajatakse tema rahu ja armastuse kuningriik. Kui loeme sel aastal Luuka evangeeliumis leiduvaid sõnu, siis loodan, et mõtisklete taeva sõjaväe hulga üle, kes kiitsid Jumalat, kui nad ütlesid, au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel. Olen nende sõnade üle mõtisklenud ja mõelnud, et meil oleks sobilik pidada seda avalduseks, et maa peal on nüüd rahu. Et rahu on tulnud, nad võisid hüüda, sest tagasihoidlikus latris tuli sellel õhtul maailma sõna otseses mõttes rahuvürst. Sellel esimesel jõulupühal kuulutasid sõnumitoojad inglid, et rahu on tulnud. Enne neid kuulutas Jaakob,
Me teadsime Kristusest ja meil oli lootus tema hiilgusele mitusada aastat enne tema tulekut ja mitte ainult meil endil ei olnud lootus tema hiilgusele, vaid ka kõikidel nendel pühadel prohvetitel, kes olid enne meid. Ja ka Jesaja kuulutas ette meie päevast, kui kirjutas: kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud, kes kuulutab rahu, kes toob häid sõnumeid, kes kuulutab päästet. Seega, kes on need armsad inimesed, kes kuulutavad päästet? Päästja kuulutas oma jüngritele nii Galileas kui ka külluslikumaal, et õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Peale selle õpetas kuningas Benjamin: ja nüüd selle lepingu tõttu, mille te olete teinud, kutsutakse teid Kristuse lasteks, tema poegadeks ja tema tütardeks. Sest vaata, sel päeval on ta teid vaimselt sünnitanud, sest te ütlete, et teie südamed on muutunud usu läbi tema nimesse. Seepärast te olete sündinud temast ja olete saanud tema poegadeks ja tema tütardeks. Me teiega oleme Jeesuse Kristuse lepingu lapsed, igaüks tema lapsed. Mäletate, ta kuulutas, et rahunõudjaid tuleb kutsuda Jumala lasteks. Seega meie, Jumala lapsed, peaksime olema rahunõudjad. See on meie lepingu kohustus. Meie teiega muudame tänast raskustes maailma, kui püüame olla rahunõudjad oma kodudes, kogudustes, kogukondades, üle kogu maailma, oma lahkuse, heade tegude ja sõnadega, ning seda nii silmast silma kui ka virtuaalselt. Kuulutame päästet ustavalt, kui tunnistame temast nii sõnade kui ka tegudega. Ja veel loeme Luuka evangeeliumist. Kui siis inglid olid läinud nende juurest ära taevasse, ütlesid karjased üksteisele: läki nüüd Betlemma ja vaadakem seda asja, mis on sündinud, mis Issand on meile teada andnud. Ja nad tulid tõtates ning leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Aga kui nad seda nägid, teatasid nad asjast, mis neile oli öeldud selle lapsukese kohta. Samamoodi, lägi nüüd ja teatame rahusõnumist lapsukese kohta. See on sõnum, mida meie missionäärid õpetavad meie lähedastele ja sõpradele. See on see elav sõnum, mida teenistusmissionäärid jagavad, kui teenivad nagu päästjas seda teeks. See on see sõnum, mida kuulutame, kui armastame, jagame ja kutsume enda ümber olevaid inimesi osa võtma lootusest ja rahust, mida leiab Jeesuse Kristuse headest sõnumitest. Aga lähen tagasi Basseti jõululoo etenduste juurde, mida me igal jõuluajal kaootiliselt korraldada püüame. Miks me sellest traditsioonist kinni hoiame? Miks julgustame oma lapsi ja lapselapsi uuesti looma seda ilusat kõigi ööde ööd, kui inglid tulid suurte rõõmusõnumitega? Vastus on lihtne ja meeldiv. Ja me räägime Kristusest, me rõõmustame Kristuses, me jutlustame Kristusest, me kuulutame prohvetlikult Kristusest ja me kirjutame vastavalt oma prohvetlikele kuulutlustele, et meie lapsed võiksid teada, millisest allikast nad võiksid otsida andestust oma pattudele. Jah, me näeme, et kogu maa on rahutu ja inimeste südamed löövad araks. Kuid hoolimata proovikividest, vastuseisust, ärevusest, jätkakem rahu kuulutamist nii praegusel ajal kui ka alati, valmistades iseend ja kõiki meie ümber ette rahuvürsti, isegi Issanda, päästja ja lunastaja, Jeesuse Kristuse suureks naasmiseks. Korrates juhataja Nelsoni sõnu, iga Jumala laps väärib võimalust kuulda Jeesuse Kristuse tervendavat, lunastavat sõnumit ja see vastu võtta. Olgem rahukuulutajad, kui tähistame meie päästja sündi, elu ja missiooni jõuluajal, nüüd ning alati. See on minu palve
Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
My dear brothers and sisters, mu kallid vennad ja õed. Jõulud minu lapsepõlve kodus olid tugevalt mõjutatud minu vanemate kodumaa traditsioonidest. Mu ema oli immigreerinud USA-sse Rootsist ja isa Soomest. Jõuludeks valmistudes kaunistasime oma kuuse käsitsi valmistatud ehetega ning minu ema küpsetas ja küpsetas ja küpsetas. Meie jõulupäeva pidustused algasid imelise Rootsi lauaga, mis koosnes ema valmistatud traditsioonilistest hõlgutistest, lihapallidest, riisipudingust ning ohtratest leibadest, kookidest ja küpsistest. Jõululaupäeva pidustused lõppesid Julmtomteni, jõuluvana saabumisega, kes tõi kõikidele lastele kingitusi. Kuid enne Julmtomteni tulekut kogus ema alati mu vennad, õed ja minu kuulama, kuidas isa Uuest Testamendist jõululugu ette luges. Mu isa oli vaikne, vähese jutuga mees, nii oma emakeeles kui ka täiskasvanuna õpitud inglise keeles. Ta oli taktitundetult aus ja jagas harva kiitust. Tema kõne ei olnud kunagi lennukas ega ilustatud. Jõululaupäeval luges ta Luuka evangeeliumi 2. peatükist. Ta luges Joosefi ja Maarja rännakust Petlemma, ingli ilmumisest karjastele, Jeesuse sünnist ja sellest, kuidas Maarja mõtiskles kõige juhtunu üle oma südames. Kuid mu isa ei piirdunud 19. salmiga. Ta jätkas jutustusega sellest, kuidas Maarja ja Joosep viisid Jeesuslapse Jeruusalemma templisse, et teda teha ohvriand vastavalt Moosese seadusele. Mu isa luges. Ja vaata, Jeruusalemmas oli mees, Simeon nimi. Temal oli püha vaim ilmutanud, et ta ei näe surma, enne kui ta on näinud issanda võitut. Ja ta tuli vaimu sunnil pühakotta ja kui Maarja ja Joosep lapsukese Jeesuse sinna tõid, siis ta võttis Simeon tema sülle, kiitis Jumalat ning ütles, issand, nüüd sa lased oma sulase rahus minna oma sõna järgi, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste nähes. Siis tegi isa alati pausi. Seejärel jagas ta oma tunnistust. Ta kuulutas alati ühtviisi lühidalt ja tugeva aktsendiga. Ma ei pruugi seda väikest Jeesust süles hoida, kuid tean sama hästi kui Simeon, et see laps oli Jumala poeg, minu päästja ja lunastaja. Ta on tõeline ja ta elab. Pärast seda vägevat avaldust vaatas ta meid kõiki oma läbitorkavate siniste silmadega ja ütles noogutades. Ja ka teie võite seda teada. Mu isa ja ema teadsid, kes see Petlemma lapsuke oli ja mida ta suureks saades korda saadab. See teadmine muutis neid. Nad ei soovinud mitte ainult seda, et meie lapsed usuksime nende sõnadesse, vaid et me võiksime seda ise teada, et see teadmine võiks ka meid muuta. Vanemate tunnistusest ajendatuna astusin lepingu teele sooviga seda teada saada. Kui ma olin 11-aastane, elas meie pere Göteborgis, Rootsis. Missioonijuhataja kutsus kõiki noori lugema Mormoni raamatut. Otseselt minule seda kutset ei antud, kuid mu vend oli sel ajal diakon ja võttis väljakutse vastu. Mina tahtsin alati olla nagu mu vend ja teha seda, mida tema tegi. Seega tegin selle kaasa. Mu vanemad olid andnud kõigile meie perelastele isiklikud pühakirjaraamatud ja ma hakkasin igal õhtul lugema. Mõni kuu hiljem julgustas juhataja Gösta Malm, missioonijuhatuse nõuandja, Mormoni raamatut lugevaid noori küsima Jumalalt selle õigsuse kohta. Otsustasin, et teen just seda. Sel õhtul ootasin, kuni mu vend oli magama jäänud. Ronisin voodist välja. Põlvitasin külmale põrandale ja hakkasin palvetama. Peagi tundsin, et mulle öeldi,
ma olen teile kogu aeg rääkinud, et see on tõsi. Ja see tõi mulle kirjeldamatu rahu. Ma sain Püha Vaimu väe kaudu teada, et Mormoni raamat on tõde. Just nagu lubati Mormoni raamatu sissejuhatuses, sain ka mina Püha Vaimu väe kaudu teada, et Jeesus Kristus on maailma päästja, et Joseph Smith on tema prohvet nendel viimastel päevadel ja et viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirik on taas kord maa peale rajatud Issanda kuningriik ettevalmistuseks Messia teisele tulemisele. See teadmine koos hilisemate tunnistustega muutis mind, nagu see oli muutnud ka mu vanemaid. See teadmine, et Jeesus Kristus on Jumala poeg ja et ta löödi risti maailma pattude eest, on vaimuand. See and ei ole seotud konkreetse preesterluse ametiga ega konkreetse sooga. Pigem on see kättesaadav kõigile, kes on selle väärilised. Meil ei paluta tuua päästjale kulda, viirukit ja mürli, et saada seda kaunist vaimuandi. Meil palutakse anda iseennast. Mormoni raamatu prohvet Amaleki anus inimesi öeldes. Ja nüüd ma soovin, et te tuleksite Kristuse juurde, kes on Iisraeli püha ja saaksite osa tema päästest ja tema lunastuse väest. Jah, tulge tema juurde ja pakkuge kogu oma hing ohvriannina temale ja nii tõesti, kui Issand elab, teid päästetakse. Vanemaks saades nägin, kuidas mu vanemad teisi teenivad. Ma nägin, kuidas nad pidasid Jumalaga sõlmitud lepinguid. Nägin neid usinasti kodu- ja külastusõpetust tegemas, püüdes abistada neid, keda nad teenisid. Nägin neid templitalitustes osalemas ja kirikukutseid vastu võtmas. Ja igal aastal, jõululaupäeval, tunnistas mu isa koos Simeoniga päästjast Jeesusest Kristusest. Aastate jooksul jagas isa oma kutset, ka teie võite seda teada, väimeeste ja minijate, perede ning lastelastega. Aastakümneid pärast minu Mormoni raamatuga seotud lapsepõlve kogemust kutsuti mind üldjuhid 70 ja määrati kõnelema üldkonverentsil. Mu õed hoolitsesid selle eest, et mu 92-aastane isa saaks konverentsi eriti minu kõnet vaadata. Pärast üldkonverentsi läksin ma isa juurde. Küsisin, isa, kas sa konverentsi vaatasid? Ta vastas, jaa. Küsisin, kas sa kuulsid mind kõnelemas? Ta vastas, jaa. Mõningase nördimusega uurisin, isa, mis sa sellest arvasid? Ta vastas, polnud viga. Ma olin vaatet uhke. Pika hetke pärast ütles ta, Teo, ma pean sulle midagi rääkima. Siis mõistsin, et samal ajal, kui mina komplimenti õngitsesin, olid mu isa mõtted millelgi hoopis olulisema kui minu kiitmise juures. Ta jätkas. Eile öösel nägin ma und. Nägin unes, et surin ja nägin päästjat. Ta võttis mind oma embusesse ja ütles, et mu patud on andeks antud. Ja see oli nii hea tunne. See oli kõik, mida mu isa valjusti ütles, kuid tema näoilme rääkis palju enamat. Ta tundis Jeesust Kristust. Ta teadis, et see Petlemma lapsuke, kes edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures, oli tema pääste. Et Jumala poeg oli suureks kasvanud ja lepitanud tema patud. Ja mu isa teadis seda juba ammu enne seda unenägu. See uni oli lihtsalt hell halastus, kingitus, armastavalt taevaselt isalt vanale mehele, kes suri 2 kuud hiljem. Kõigist jõulukinkidest, mida olen kunagi saanud, hindan ma kõige enam tunnistuse ja usu kingitust, mille eeskujuks on mu isa ja ema.
neil jõuludel. Paluge oma taevaselt Isalt vaimset kingitust, milleks on teadmine maailma päästja elavast reaalsusest. Jõuluaeg on loomulik ja ilus aeg, et uurida tema elu ning jäljendada tema iseloomu ja omadusi. Seda tehes saate teada, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et ta lunastas teie patud. Need teadmised on paremad ja kestvamad kui mis tahes kingitus, mille jultomten võiks teile kunagi tuua, sest see võib teid muuta. Saate teada, et päästja armastab taastada seda, mida teie ei saa taastada, ravida haavu, mida teie ei saa ravida, parandada seda, mis on pöördumatult purunenud ja teha terveks kõik halva, mida olete kohanud ja isegi parandada purunenud südamed. Just nagu minu maapealne isa, tean mina, et me ei pruugi seda väikest Jeesuslast süles hoida. Kuid tean sama hästi kui Simeon, et see laps oli Jumala poeg, minu päästja ja teie päästja, minu lunastaja ja teie lunastaja. Ta on tõeline ja ta elab. Ja ka teie võite seda teada. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Me täname Tabernaakli koori ja Templiväljaku orkestrit selle ilusa jõulumuusika eest, mis on täitnud meie südame. Me täname samuti tänaõhtuseid kõnelejaid ja kõiki, kes on aidanud kaasa selle jõululäkituse läbiviimisele. Me palvetame sel kaunil jõuluajal, et igaüht teist õnnistataks rahu ja lootusega, mida tunneme meie päästja Jeesuse Kristuse lunastava armastuse kaudu. Koor laulab meile nüüd laulu O Holy Night, O Püha öö. Meie viimaseks kõnelejaks tänasel koosolekul on president Henry B. Eyring, teine nõuandja esimeses presidentkonnas. Pärast tema kõnet laulab koor meile armsa jõululaulu Püha öö. Dirigendi juhatusel võib kogudus ühineda kooriga 3. salmi laulmisel. Seejärel teeb lõpupalve vanem Brooke B. Hales 70.
My dear brothers and sisters, mu kallid vennad ja I am õed, grateful olen tänulik, et saan olla koos teiega sellel ülemaailmsel jõululäkitusel. Ülev muusika ja sõnad on puudutanud meie südant. Nad tõid endaga tõelise jõuluvaimu, rõõmu, mis tuleb Issanda Jeesuse Kristuse kummardamisest ja armastamisest. Meid seob omavahel armastus ja pühendumus tema vastu. See Jumala kummardamise vaim kasvab iga kord, kui loen pühakirju, mis aitavad mul teada, kes ta oli ja kes ta on. Sellest lugemisest ja palvetamisest olen õppinud tundma Jeesust kui Jehovat, kes meie taevase Isa juhatusel oli kõige looja. Paulus kirjeldas seda järgmiselt. Kui Jumal muiste mitu korda ja mitmel kombel vanemaile oli rääkinud prohvetite kaudu, siis on ta neil viimseil päevil meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on pannud kõigi asjade pärjaks, kelle läbi ta on teinud maailma ajastud, kes olles tema aupaistus ning ta olemuse kuju ja kandes kõike oma vägeva sõnaga, pärast seda, kui ta iseenese läbi oli toimetanud meie pattude puhastuse, istus ausuuruse paremale käele kõrguses ning sai seda ülemaks inglitest, mida kõrgema nime ta on pärinud kui nemad. Sest missugusele inglile on ta iganes öelnud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sind, või jälle, mina tahan olla temale isaks ja tema peab olema mulle pojaks. Ent sellest, kui ta jälle toob esmasündinu maailma, ütleb ta, ka kõik Jumala inglid kummardagu teda. Jeesuse sündimisel Petlemas laulsid inglid ja nagu prohvetid olid kuulutanud, ilmus taevasse uus täht, mis austas Jumala poja tulekut surelikku ellu. Ta on meist kõigist üle ja ometi tunneme ta sureliku sünniga külgnenud sündmuste tõttu, et ta on meile lähedal. Ta otsustas laskuda oma troonilt Isa paremal käel, et võtta enda peale surelikkus. Ta tegi seda, kuna ta armastab igat oma isa poega ja tütart, kes sünnib maailma. Ta tegi seda, kuna ta armastab teid ja mind. Ta oleks võinud sündida ükskõik millistes oludes. Ometi sündis Jeesus tagasihoidlikes oludes, ühes väikeses külas. Teda tervitasid karjased. Mõned hommikumaa targad tulid hiljem teda inspiratsiooni ajal kummardama. Poliitjuht andis korralduse, et ta tuleb tappa. Tema elu päästmiseks tuli ta võõrale maale viia. Kui ingel ütles tema surelikele vanematele, et ta võib oma kodumaale naasta, viisid nad ta Natsaretti. Ta kasvas ja tegutses seal pea 30 aastat puussepana, enne kui tema avalik teenimistöö sai alata. Võib-olla te mõtisklete nagu minagi, miks oli vaja täiuslik Jumala poeg sellisele missioonile saata. Mäletate, kuidas ta kirjeldas oma kutse alandlikult vastuvõtmist.
sest ma olen taevast alla tulnud mitte oma tahtmist tegema, vaid selle tahtmist, kes mind on läkitanud. Aga see on selle tahtmine, kes mind on läkitanud, et ma ühtki ei kaota sellest kõigest, mis ta minule on andnud, vaid et ma selle üles äratan viimsel päeval. Sest see on mu isa tahtmine, et igaühel, kes poega näeb ja temasse usub, on igavene elu ja ma äratan tema üles viimsel päeval. Jeesus näitas oma armastust ja alandlikkust, vaatamata sellele, et Jeesusel oli oma isa juures vägi ja kuninglikkus. Valis Jeesus oma maisteks jüngriteks tavalised mehed, sealhulgas kalurid, maksukoguja ja fanaatiku. Ta jutlustas pidalitõbistele, haigetele, keeletutele ja põlatutele ning lävis nendega. Ta armastas neid ja võttis vastu kõige madalaimad nende seast, vaatamata sellele, et ta oli tulnud alla kõrgetest kuningriikidest. Ta teenis neid, armastas neid ja tõstis nad üles. Tema märkimisväärne hellus ja armastus ning vaoshoitus suurenesid tema maise missiooni lõpus. Ta talus vihkamist ja vastuseisu, mille teadis olevat osa tema missioonist, mida teda täitma kutsuti ja mille ta vastu võttis. See tähendas kannatada kõigi nende pattude ja jõuetuste eest, kes tulevad surelikku ellu. Teil on meeles Jaakobi sõnad, kui ta õpetas oma rahvale Jeesuse Kristuse lepitusest. Kui suur on meie Jumala pühadus, sest ta teab kõiki asju ja ei ole midagi, mida ta ei tea. Ja ta tuleb maailma, et ta võiks päästa kõik inimesed, kui nad võtavad kuulda tema häält. Sest vaata, ta kannatab kõikide inimeste valusid, jah, iga elusolendi valusid, nii meeste, naiste kui laste, kes kuuluvad Aadama peresse. Ja ta kannatab seda, et ülestõusmine võiks saada osaks kõikidele inimestele, et kõik võiksid seista tema ees sel suurel kohtupäeval. Lapsuke Betlemma sõimes oli Jumala poeg, kelle isa saatis, et temast võiks saada meie päästja. Ta oli isa ainusündinu poeg lihas. Ta on meie eeskuju. Et võiksime tunda jõuluvaimu, peame püüdma armastada nii, nagu tema armastas. Tema sõnad meile on: armastage üksteist nõnda, nagu mina teid olen armastanud. Nagu mina, võite ka teie tundas nendes sõnades jõuluvaimu. Alati, kui ma mõtlen maailma päästja eeskujule, olen tundnud püha vaimu mõjust tulenevat valgust ja optimismi. Minu kõige armsam mälestus on see, et Issand on valmis meid aitama mis tahes olukorras. Nagu õpetas Mormon, sest vaata, Jumal, teades kõiki asju, olles igavikulisusest igavikuliseni, vaata, ta saatis ingleid teenima inimlaste sekka, et Kristuse tulemist ilmsiks teha. Ja Kristuses tuleb iga hea asi. Ja Jumal teatas ka prohvetitele omaenda suuga, et Kristus tuleb. Ja vaata, eri teid pidi tegi ta inimlastele ilmsiks asjad, mis on head. Ja kõik asjad, mis on head, tulevad Kristuselt.
muidu oleksid inimesed langenud ja neile ei saaks tulla midagi head. Mispärast inglite teenimise ja iga sõna kaudu, mis lähtus Jumala suust, hakkasid inimesed rakendama usku Kristusesse ja nõnda haarasid nad usu läbi kinni kõigest heast. Ja see oli nõnda kuni Kristuse tulemiseni. Ja pärast seda, kui ta oli tulnud, said inimesed ka päästetud usu läbi tema nimesse. Ja usu läbi said neist Jumala pojad. Ja nii kindlasti, kui Kristus elab, rääkis ta neid sõnu meie isadele, öeldes: mida iganes, mis on hea, te isalt usus minu nimel palute, uskudes, et te saate, vaata, see antakse teile. Sel jõuluajal palvetavad paljud teist, et saada jõudu talumaks katsumusi, mis panevad teid viimase piirini proovile. Ma tunnistan, et päästja ja isa on kuulnud teie palveid, mis paluvad leevendust ja seda, mis on hea teile ja neile, keda te armastate ja teenite. Vastused tulevad, nagu need tulid prohvet Joseph Smithile. Te tunnete Josephi abipalves ära enda palve ja tunnete issanda armastust Josephi ja teie vastu tema lohutavas vastuses Josephi anumisele. Teil on meeles, kuidas Joseph palvetas: O Jumal, kus sa oled ja kus on telk, mis varjab sinu peidupaika? Kui kaua sa peatad oma kätt ja sinu silm, sinu puhas silm vaatab igavestest taevastest seda nurjatust, mis saab osaks sinu rahvale ja sinu teenijatele ja sinu kõrva läbistavad nende appihüüded. Ja issand vastas, nagu ta võib vastata teile ja minule: rahu sinu hingele, sinu vaev ja sinu kannatused on vaid viivuks. Ja seejärel, kui sa pead hästi vastu, ülendab Jumal sind kõrgele ja sa võidutsed kõigi oma vihameeste üle. Sinu sõbrad seisavad sinu kõrval ja nad tervitavad sind taas sooja südame ja sõbralike kätega. Tean isiklikult, et need lubadused on kindlad nii teile, mulle kui ka neile, keda me armastame. Issand on tundnud meie valusid. Ta otsustas neid tunda armastusest meie vastu. Ta teab, kuidas aidata meil tunda rahu vastuseisus, isegi proovile paneku ajal. Ta saadab sõpru kui ingleid, kes seisavad teie kõrval sooja südame ja sõbralike kätega. Meie enda süda muutub paremaks, kui talume isiklikke katsumusi temasse uskudes. Ja selle muutuse kaudu saavad meist endist sõbrad, keda issand võib saata inglitena teiste juurde. Tema tunnistajana tunnistan, et Betlemas sündinud laps on Jeesus Kristus, Jumala armastatud poeg. Luban teile, et kui te palute taevast isa usuga ja Jeesuse Kristuse nimel, laseb vaim teil ja teile armsatel inimestel rahu tunda. Avaldan teile oma armastust sooviga, et teil oleks rõõmus jõuluaeg sel aastal ja alati. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Our Father in heaven, we are deeply meie grateful for taevane the isa, opportunity oleme väga tänulikud selle võimaluse eest, et võisime sellel jõululäkitusel osaleda ja kuulda neid sõnu Jeesusest Kristusest ja kaunist muusikast tema sünnist ja missioonist. Me palume, taevane isa, et me võiksime teda paremini tundma õppida ja olla rohkem tema sarnased. Me palvetame, et meid võiks tõsta ja tugevdada meie isiklikes muredes ja katsumustes ja me usaldame sinu ajastust meie suhtes. Me oleme tõepoolest tänulikud kõige eest, mida sa oled meile andnud ja palume nüüd sel jõuluajal, et päästja võiks olla meie südames ja meie kodus ja et me saaksime aidata oma kaasinimesi teda paremini tundma õppida ja ütleme seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.